Et minu nimi siis Margus Kõomägi ja olen ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava programmijuht Pärnu kolledžis ning õpetan ka erinevaid ärirahanduse aineid. Olen ka ärirahanduse õppejõud ja teadur. Nii et täna siis on meil infotund ettevõtluse projektijuhtimise õppekavast. Et ma olen ise valmistanud ette teile siin umbes kuskil vist 10 slaidi sai, et ma teeks selle suhteliselt kiiresti, annaks sellise ülevaate selle slaidi esitluse käigus ära. Siis on laekunud meile ka mõned küsimused juba ette, et siis vastaks nendele küsimustele ära ja seejärel siis on oodatud loomulikult kõikide osalejate küsimused, kes täna kohale on tulnud, et teid peaks vist olema kuskil, praegu on vist küll ainult 10 osalejat, minul siin vähemalt näitab, aga registreeritud oli vist ligi 30 osalejat. Ja minuga on siin veel ka siis Urve Tamman, kes on meil siis õppekorralduses peaspetsialist ja turundusjuht Sandra Peekel, nii et nemad saavad ka aidata siis nendele küsimustele vastata, kui on mingid sellised küsimused, mida vaatame, kuidas see. Nii. Kas minu slaid esitlus on nüüd näha? Okei, nii, ma kerin selle siia ette ja vaatame siis selle esitluse läbi. Nii et nagu öeldud, siis õppekava nimetus ettevõtlus ja projekti juhtimine ja kõigepealt siis kõige tähtsam asi, nagu ikka, on siis eesmärk. Et eesmärk on siis anda rakenduslik kõrgharidus, kuigi lõpetamisel saate bakalaureuse kraadi, see on selline viimase aja uuendus, et lõpetamisel antakse bakalaureuse kraad, aga siiski meil õppekava kui selline on siis rakendusliku kõrghariduse õppekava, mis tähendab, et tal on bakalaureuse õppekavast rohkem praktilisi töid ja suurem ka praktikate osakaal. Nüüd see õppekava eesmärk jaguneb kaheks, et ühelt poolt on siis anda selline haridus, mis on siis suunatud ettevõtte asutamiseks ja teine on siis erinevad juhtimisteadmised ja oskused, et siis töötada kas siis protsessi või projektijuhi ametitel erinevates organisatsioonides. Nii et põhimõtteliselt jaguneb see eesmärk siis kaheks või see õppekava pakub sisuliselt kahte võimalust, et kas siis alustada ise oma ettevõttega või siis olla juhtival kohal, sellises majanduslikus juhtival kohal kuskil ettevõttes või ka organisatsioonis, et see ei pea olema kindlasti ettevõte, sest projekti juhtimine on kindlasti laiem kui ainult äriettevõtetesse puutuv oskus. Nii, nüüd ma olen siia teinud sellise joonise, mis näitab, millised on õppekavas olevad erinevad plokid, ehk sisuliselt me nimetame neid mooduliteks. Ja seda tuleks hakata vaatama siit siit altpoolt peale ja liikuda siis suunaga ülesse poole. Ehk siis kõigepealt esimesel aastal me õpetame õppekavas sissejuhatavaid teemasid sotsiaalteadustesse ja majandusteadustesse.
ja need 2 õppe alusmoodulit on meile kõigil Pärnu kolledži erialadel samad, nii et seda saavad meil nii ka turismi eriala üliõpilased kui ka sotsiaaltöö eriala õpilased, nii et üliõpilased, et selles mõttes, need on selles mõttes kõik selline alusteadmised, mida me kõigile pakume, nii et seal on siis koos suured vooruloengud, aga praeguse tingimustega muidugi neid me ei ole saanud siin viimasel aastal teha, eks aeg näitab, kuidas olukord seda lubab, nii et me teeme kindlasti ka videoõpet ja pluss siis online õpe samuti. Nüüd seejärel hakkab spetsialiseerumine ja spetsialiseerumine, nii nagu vastavalt õppekava pealkiri on siis alguses enne veel päris ettevõtluse ja projektijuhtimise sellisemaks sügavamaks teadmiste saamiseks anname teadmised natukene laiemalt ehk siis ettevõtluskeskkonnast. Ehk siis teadmised ja oskused sellest, mis ettevõtte ümber nagu toimub, kellega siis ettevõttest väljapool suhelda, kuidas kõik see, mis puudutab ka ärisuhtlust ja kõike õigusvaldkonda ja nii edasi, et mida läheb siis vaja ettevõttel teada ka sellest, mis on tema nii-öelda ettevõttest väljas, ehk natukene selline üldisem käsitlus. Ja siis ikkagi põhiline, mis te ikkagi saate, on siis sellised päris sügavad teadmised ettevõtlusest, mida annab siis ettevõtluse moodul. Ja kuna õppekavas on ka projektijuhtimine pealkirjas, siis ka projektijuhtimise moodul on eraldi meil õppekavas ja see on tegelikult see, millest me ka Pärnus kõige rohkem eristume. Et kui üldse küsida, et põhimõtteliselt on tegemist ikkagi sellise majanduse õppekavaga, et mida pakutakse nii Tallinnas kui ka Tartus kui ka erinevates kohtades veel, mitte küll siis bakalaureuse tasemel. Aga meie selline põhiline eristuskoht ongi see, et me pakume lisaks sellistele majandusteadmistele, klassikalistele, mis on kõik puudutavad ettevõtte majandust, pakume ka seda projektijuhtimise poolt ja seda tõesti Eestis siis mujal kõrgkoolid ei paku. Nii et selles me oleme unikaalne. Nüüd järgmine on siis võimalik ka midagi valida, kui need siiamaani räägitud asjad olid need, mis oli kohustuslik kõigil ära teha, siis õppekavas on võimalik natukene ka ise otsustada, mida te tahate võtta ja mida te ei taha võtta. Et meil on ettevõtluse valikmoodul, kus on päris omajagu erinevaid selliseid spetsiifilisemaid aineid, mida õppekaval õpetajal kõigil ei ole just neid vaja läbida, nii et seal saate teha siis oma valiku. Ja siin hiljuti tuli meil sisse ka selline võimalus, et meil on võimalik teil lasta minna välismaale õppima ja teatud ainepunktide ulatuses, 12 ainepunkti, see osa, mis sisuliselt me ei anna teile ette või tähendab, teil ei ole täpselt ette antud ained, mida te peate välismaal tegema, et see on meil siis nimega mobiilsusmoodul. Nii et see võimaldab siis ka õppida välismaal küll kokku lepitult programmijuhiga endale meelepärased ained, mida ei ole selles õppekavas, et see on teie siis valik kooskõlastatud programmijuhiga. Nüüd, nagu alguseski sai öeldud, siis selle rakenduskõrghariduse õppe üks sellisemaid eripärasid on see, et õppekavas on võrreldes bakalaureuse õppekavaga päris palju rohkem praktikat. Nii et praktikate moodul meil neid praktikaid, ma olen ka siia välja toonud vist teisele ühele slaidile, et on lausa 3 mahukat praktikat, et siis kõigepealt tuleb läbida tutvumispraktika, siis ettevõtluspraktika ja siis projektipraktika, nii et päevases õppes siis põhimõtteliselt iga aasta üks praktikasessioon õppes, esimesel aastal ei ole praktikat, aga siis teisel, 3. ja 4. aastal iga aasta tuleb siis läbida ka üks praktika, nii et
selles mõttes see õppekava annab kindlasti lisaks nendele oskustele, mida te saate ka juba auditooriumis, sest kaugeltki me ei pea ainult siin loenguid ja ei anna teile teadmisi, vaid ka auditooriumis saate praktilisi oskusi. Neid praktilisi oskusi saate ühelt poolt veel kinnistada ja saate veel juurdegi neid siis nendel 3 erineval praktikal, mis siis on võimalik teha samas organisatsioonis, kui organisatsioon sellele vastab, võib teha kõik nad erinevates organisatsioonides, teil on seal konkreetsed ülesanded, mida te peate praktikates täitma ja ka siis lõpuks praktika ära kaitsma. Et ka ettevõtluse projektijuhtimise, eriti päevaste üliõpilaste seas on hakanud muutuma juba populaarsemaks minna ka esimest praktikat tegema välismaale. Nii et kui see viiruste periood siin nüüd lõpuks läbi saab, siis endal ka osakonnas on plaanis leida rohkem välispartnereid, et ühte praktikat oleks võimalik teha ka siis välismaal, et saada sellist rahvusvahelist kogemust. Nüüd tagasi tulles selle õppekava veel struktuuri juurde, siis eelviimane moodul on siin vabaainete moodul. See on siis teil nii-öelda kõige suurem valikuvõimaluse moodul, kus te saate ise valida tüüpiliselt 1 või 2 ainet, olenevalt mis mahuga nad on ja mis iganes, et me ei anna ette seda ja sea mingisuguseid tingimusi, et mida te tohite võtta või mida te ei tohi võtta. Võite need meil teha, võite teha teises linnas, võite teha välismaal ja ükskõik mida, mis kõrgkoolid pakuvad. Ja lõpuks siis see kõige raskem asi, et meil just äsja olid lõputööd kaitsmised, lõpueksamite tegemised, nii et õppekava lõpeb siis sellega, kus te näitate oma oskusi ka teha natukene sellist esmast teadustööd, kes valib siis lõputöö vormi. Aga kes ei taha väga sellist teaduslikku tööd teha, piisab ka sellisest lühemast uurimusest, aga siis tuleb lisaks teha ka lõpueksam. Nii et me oleme seda õppekava, seda paindlikkust võrreldes siin ütleme 10 aasta või isegi 5 aasta taguse, tõesti isegi 5 aasta taguse ajaga ikka juurde loonud vastavalt üliõpilaste soovidele, et kõik leiaksid selle õige just, mis nendel tugevam külg on või ka siis selle, mida keegi tahab just rohkem arendada endale õppekavast. Nii et õppekava on läinud selgemalt paindlikumaks ja pakub rohkem võimalusi. Kui nüüd tahta seda ka kvantifitseerida, siis punktidena näeb see asi välja selline, et meil need esimesed moodulid 1–5 on kõik võrdse mahuga, kõik on 24 EAP-d. Et EAP on siis selline tundide arvestusühik ja 1 EAP tähendab kokku siis üliõpilasele 26 tundi. Ja siis natukene väiksemad on siis valik- ja vabaained. Kõige mahukam, nagu te näete, ongi praktikamoodul, lausa 27 punkti ja siis lõputööga seotud moodul 15 punkti. Nii et selline näeb ta siis kvantitatiivselt välja. Nii, praktikatest sai juba räägitud. Nüüd meil õppekaval on võimalik õppida 2 õppevormis. Üks õppevorm on päevane õppevorm ja teine on sessioonõppevorm. Siin kõigepealt on mul toodud siis sessioonõppevorm. Ja sessioonõppe on meil juba mitmendat aastat tasuline õppe, et kui me siin teatud aastad pakkusime seda ka tasuta. Enne seda tasuta pakkumist oli meil ka väga pikk periood sessioonõppe tasulisest ajast, nii et valdavalt on ikkagi Pärnu kolledž pakkunudki sessioonõpet tasuliselt. Olid siin teatud aastad siin vahepeal, kui ta oli tasuta. Ja sessioonõppe on meil siis osakoormusega, mis tähendab seda, et see sobib hästi just töötavale inimesele, kellel on ikkagi oma töökoht olemas, ei ole võimalik ju kaugeltki käia siin esmaspäevast reedeni koolis, nii et sessioonõpe on meil
ära jaotatud üks kord kuus on siis kohtumine, kuna on ka osakoormusega õpe, siis tüüpiliselt, kui ennem oli meil 4 päeva kasutatud või isegi 5 päeva, siis nüüd juhtub niimoodi, et tüüpiliselt on 3 päeva, mõnikord 4 päeva, aga mõnikord ka 2 päeva ainult kuus. Nii et selles mõttes see koormus on kindlasti selgelt väiksem, kui on täiskoormusega õppe puhul see kogu koormus kokku. Et aastas siis peaksite koguma 44 EAP-d, kui täiskoormus on 60 punkti, siis natukene alla 75%, ehk siis semestris umbes 22 punkti. No olenevalt semestrist, et mõnikord on seal 20 punkti, mõnikord on seal 19 punkti ja nii edasi. Et kindlasti huvitab teid see, et palju ta siis ikkagi maksma läheb. Et maksma mineku koha pealt on meil asi esitatud niimoodi, et meil on ühe EAP hind. Ehk siis ühe EAP eest peate maksma 50 €. Nii et siit siis saate arvestada, et kokku on 180 EAP-d, et palju siis õpe 4 aasta jooksul maksma läheb. Jah, et saigi juba öeldud, et õpe on meil siis 4 aastat, et kui oli täiskoormusega sessioonõpe, siis õpe oli 3 aastat, nüüd on siis 4 aastat. Mis ei tähenda seda, et ta ei saaks olla pikem, et selgelt on võimalik taotleda ka veel akadeemilist puhkust, nii et selles mõttes ei ole see nüüd päris ülemine piir. Ja leping siis tasuliseks õppeks sõlmitakse septembris. Nüüd päevaõppe puhul on siis meil täiskoormusega õpe, ehk siis täiskoormusega õpe, mis on siis 30 EAP-d semestris. Ja et saada tasuta õppida, siis on vähemalt ära vaja saada, kui me räägime esimesest semestrist, et on vaja vähemalt saada siis 24 punkti, et ei peaks midagi õppe eest maksma. Nii et selline maksimaalne võlgnevus punktides ka akumulatiivselt on lubatud 6 EAP-d. Et kui on alla selle õpitud, siis tegelikult tuleb ka päevases õppes maksta, aga siin aeg on näidanud, et tüüpiliselt ikkagi suudetakse teha niimoodi, et üle 6 punkti tavaliselt keegi võlgu ei jää, mis tähendab ikkagi seda, et päevane õpe on meil siiski reeglina kõigile ka tasuta. Ja seda meil ei saanudki veel öeldud, palju neid kohti on, et kohtasid on meil siis päevaõppes on siis 30 ja sessioonõppes oli meil vist 26 kohta, need on nüüd muutunud siin erinevatel aastatel, on olnud erinevad. Nii et me võtame vastu niimoodi, et meil on seal siis paremusjärjestuse alusel vastuvõtt ja on ka seal eritingimusi, nii et nendest võime ka rääkida hiljem, kui on kellelgi huvi, et ma ei hakkaks praegu selliste detailidega koormama seda esitlust. Nii, siis võib-olla enne sisseastumistingimusi veel ka sellistest lähiaja arengutest, et meil õppekava on tegelikult sellises pidevas muutumises, et kuigi pealkiri on olnud juba aastast 2008 sama, on selle sisu nende aastate jooksul, eriti arvestades õppekava sellist viimast versiooni, on päris palju muutunud. Ja mis suunas meil nüüd need viimased arengud on siis toimunud, et kui te nüüd olete kuulnud kellegi käest, kes võib-olla 10 aastat sellel õppekaval õppis või isegi 5 aastat tagasi selle õppekaval õppis, siis see õppekava versioon, millesse teie sisse astute, erineb sellest ikka päris omajagu, milline oli see õppekava õpe 5 aastat tagasi, rääkimata sellest, milline ta oli 10 aastat tagasi. Nüüd viimaste aastate selline suuremaid muutusi on olnud veel see, et me oleme hakanud õpet tegema kompaktsemalt, ehk me oleme siis sellised sarnasemad ained omavahel liitnud,
et tekiksid paremad seoste mõistmised üliõpilastel, et nad saaksid aru sellest, et need asjad on tihti omavahel seotud ja nad on selles mõttes üksteist täiendavad ja lõpuks kujuneb mingisugune tervik, et meil kujuneb siis kas mingisugune äriplaan, kujuneb mingi arengukava, kujunevad erinevad projektid. Neid on mõistlik teha niimoodi, et kõik see sisend, mis nendeks äriplaanideks ja projektideks on vajalik, et see õpetatakse kõik ühes aines, et siis on kindel, et ei ole midagi jäetud õpetamata, ei ole midagi tehtud topelt, et kui korraga samal semestril mingisugune mahukas äriplaan või projekt nõutakse, siis kõik need teadmised ka ühe aine raames antakse. Et näiteks selline äriplaani esmane aine on meil siis ettevõtlusega alustamise aine, mis on samuti üsna mahukas aine. Siis selline ettevõtte arengukava või selline jätkuv äriplaan on meil siis ettevõtte arendamise aines ja erinevaid projekte tehakse siis sellises aines kui projektijuhtimise meetodid ja projekti personal. Nii et need on siis meil sellised suured muudatused, kui meil muidu olid tüüpiliselt sellised kõik kolmepunktised ained, erinevad kolmepunktised ained, mis lõppesid mingi väiksemate kirjatööde ja eksamitega, siis praegu on see muutumas. Et esimesena me oleme käima saanud ettevõtlusega alustamise aine, järgmine aasta tuleb ettevõtte arendamise mahukas aine. Siis üks selline muudatus, mis meil on ka alles alustatud, on see, et meie õppekava üks selliseid eripärasid võrreldes teiste Pärnu kolledži õppekavadega on see, et meil ei ole olnud õppekavas tegevusvaldkonda või me ei ole keskendunud ühelegi tegevusvaldkonnale. Et kui turismi õppekava näiteks tegeleb siin majutusettevõtetega, tegeleb reisiettevõtetega, sotsiaaltöökava näiteks erinevate hooldekodude, kes pakuvad hooldusteenust, siis meil sellist tegevusvaldkonda ei ole, me oleme rohkem õpetanud meetodikeskselt. Siis nüüd me oleme tänu sellele projektijuhtimise suunale valinud ühe tegevusala välja. Me tõenäoliselt valime neid tegevusalasid veel, milles siis teha sellist projektijuhtimislikku koostööd, et kus saada siis nendest organisatsioonidest reaalseid kaasusi, millest siis erinevaid projekte siis teha projekti rahataotlusi ja viia neid projekte ka läbi. Pluss siis loomulikult see, et on kindlad praktikakohad firmades, mis tegelevad ürituskorraldusega või sündmuskorraldusega. Ja siis välispraktikate kasvatamine on kindlasti meil praegu üks selliseid aktuaalsemaid muutusi, mida me õppekavas plaanime teha. Ja nüüd seoses sellega, et meie kolledži hoonesse on tulnud ka siis Pärnumaa arenduskeskus ja ka inkubaator, siis plaanis on hakata tegema ka tihedat koostööd inkubatsiooni alal, nii et ka oleks siis lihtsam võimalus Pärnu kolledži ettevõtluse projektijuhtimise üliõpilastel minna siis ka ise inkubaatorisse ja ikkagi oma reaalset äri hakata tegema, et ei pea kindlasti oma ettevõttega alles alustama siis, kui diplom käes ja 3 või 4 aastat mõõdas, et võib alustada ka varem ja juba kolledži ruumes. Nüüd sisseastumistingimustest, et kuidas siis ikkagi õppima saada. Et päevaõppe, siin on ka tegelikult meil toimunud üsna suured muutused, küll mitte päevaõppe koha pealt, vaid suur muutus on toimunud sessioonõppe sisseastumistingimustes. Ja sessioonõppe sisseastumistingimus me oleme ära muutnud selle, et puudub sisseastumiseksam. Kui varem oli sessioonõppel samuti sisseastumiseksam, et tuli teha
nii eesti keele teadmisi näidata, ortograafia teadmisi, matemaatika teadmisi, inglise keele teadmisi, siis oli meil tegelikult veel üldteadmiste test, siis nüüd sessioonõppel piisab ainult motivatsioonikirjast. Et seal on antud siis teile ette konkreetne vorm, on 3 küsimust ja ette antud tähemärkide arv, et palju siis kirjutada saab. Nii et kirjutate selle valmis ja esitate siis SAIS-i kaudu motivatsioonikirja ja panete ka juurde kinnituse, et teil on vähemalt piisav inglise keele oskus. Mis meil üldjoontes on niimoodi kõigub seal B1, B2 vahemikus. Aga päevaõppele siis meil on endiselt sisseastumiseksam olemas, seda on tehtud küll nüüd lühemaks, et kui ta varem koosnes siin ka lisaks veel eesti keele, matemaatikale, inglise keelele ka motivatsioonikirjast pluss üldteadmiste testis, siis me need 2 osa jätsime ära. Nii et ka päevaõppe sisseastumiseksamit on lihtsustatud ja peaks andma see siis ka loodetavasti siis paremad tulemused. Ja viimasena ma olen pannud siia slaidi peale selle, et kelleks te kõige tõenäolisemalt võiksite saada, kui te selle õppekava lõpetate. Üks on loomulikult, nagu õppekava pealkirigi ütleb, et on hakata ise ettevõtjaks. Aga see on nüüd niimoodi, et isegi kui te alguses mõtlete, et te tahate, saate need teadmised, aga ettevõtjaks olemine eeldab ka teatud iseloomuomadusi, eeldab ka õnne, mis seal salata. Ja õnne ei jagu kõigile võrdsel määral kahjuks. Nii et peab olema kindlasti ka midagi muud võimalik teha, nii et see ettevõtjaks hakkamine tõenäoliselt on kindlasti üks atraktiivsemaid asju, mida võib see õppekava, milleks ta vähemalt ette valmistab. Aga siiski meil on sees ka, nagu ennem sai öeldud, lähtuvalt eesmärgist need erinevad juhid. Ja ma olen siia kõige suuremana märkinud selle projektijuhi, nii et see on nüüd kindlasti see, millest see õppekava siis, nagu öeldud sai, siis eristub, et te saate ikkagi üsna tugeva sellise projektijuhtimisliku ettevalmistuse ja maailm järjest muutub rohkem projektipõhiseks. Nii et ei ole karta, et projektijuhtidel tööd väheks jääb või projektijuhte ei vajata. Neid teisi loomulikult on koolitatud Eestis üsna palju juba, mis seal salata, aga ikkagi majandus on üldjoontes ikkagi kasvav, Eesti ettevõtluskeskkond on hea, nii et võib arvata, et ka suhteliselt sellistel tavapärasemate nimetustega juhtidel siin nagu turundusjuht või personalijuht või finantsjuht ei tohiks ka tekkida probleeme siis töökoha saamisega. Ja loomulikult on võimalik jätkata oma õppetööd ka magistriõppes, nii et ka kolledž pakub praegu 2 magistrikava, juba järgmisel aastal lisandub neid veelgi, nii et loomulikult on võimalik jätkata oma haridusteed kõrgemates astmetes ja seda ka kolledžis. Nii et selline oli siis minu selline lühike ülevaade, et meie kodulehel on seda infot tekstina selgelt veel. Ja võib-olla nüüd alustame siis nende küsimuste voorudega. Et ma need küsimused panin ka välja tegelikult slaidile, mis mulle laekus. Ja vaatame siis kõigepealt need läbi, need küsimused. Esimene küsimus käsitleb C-taseme tunnistust diplomi saamiseks. Ma kujutan ette, et siin on tõenäoliselt mõeldud inglise keele C1 taset või ma eksin, et kas keegi, kes selle küsimuse esitas, on praegu siin, oskab täpsustada, et mida siin nüüd mõeldud on?
Sama küsimus oli turismi õppekaval. Ma arvan, et siin küsiti tegelikult eesti keele oskust. Eesti keele oskust nõuame B1 tasemel. Et ma arvan, et see inimene sai oma küsimusele juba vastuse siin paar päeva tagasi olemas infotunnis. Ja, no selge, siis on see küsimus vastatud. Nii, kas saab esitada vastuvõtuavaldusi 3 erialale? No minu teada saab 2 esitada. Ja siin on see, et kuna Pärnu kolledž on Tartu Ülikooli osa, siis Tartu Ülikoolide saate esitada 2 avaldust. Et see 2 on maksimum. Ja see tähendab loomulikult ka seda, et kui te 2 avaldust esitate juba Pärnus, siis ühelgi teise teaduskonda esitada ei saa ju, eks ole. Jah, nii on. Ja, nii et seda peate arvestama. Tartu Ülikool on 1, et ei ole mitu, et ka Pärnu kuulub sinna täiesti alla, nii et kui on juba 2 avaldust Pärnu kolledžis, siis Tartu ühtegi teaduskonda, kui esitate Tartu mingisuguse teaduskonda 2 avaldust, siis Pärnus enam esitada ei saa. Nii, soovin saada vast paljudele küsimustega, loodan need saada loengutes. No jah, võt, need siis ongi niimoodi, et praegu siis sellele ei saagi vastata, nii et saate küsida oma neid erinevaid küsimusi siis kõik juba õppeajal. Nii, nüüd matemaatikaoskus. Jah, kui nüüd vaadata sisseastumise seisukoha pealt, siis päevases õppes on nõutud, matemaatika annab 100 punktist 20 punkti. No see on selline formaalsem vastus sellele küsimusele. Ütleks niimoodi, et matemaatikaoskust on vaja ainult teatud ainetes. Need on tüüpilised need ained, mida ma ise õpetan, ehk rahandusega seotud ained. Siis on mikro-makroökonoomika, kus on vaja teatud elementaarset oskust ja natuke ka mõnedes teistes ettevõtluse projektijuhtimise ainetes, aga ütleme niimoodi, et võrreldes, et ma ei tea seda tausta, mis selle küsimuse taust on, aga ma oskaks nagu hea võrdluse teha majandusteaduskondade, majandusteaduse bakalaureuse õppe kohta, kus on ikkagi nõutud kõrgem matemaatika päris heal tasemel, siis meil sellist kõrget nõudmist ei ole. Et meil on pigem see, et meie õpet on selles osas, mis te olete saanud varasemalt, et me teile matemaatikat kui sellist juurde ei õpeta, ehk kõrgema matemaatikaõpet ei toimu. Nüüd ja teine küsimus on siis turunduse ainete kohta, et nagu enne sai märgitud, et me oleme sellised üksikud väiksemad ained õppekavast liitnud kokku suurteks aineteks ja turundus sisaldub meil 3 suures aines. Ettevõtluse alustes, ettevõtlusega alustamises, ettevõtte arendamises, mis on kõigile kohustuslik, pluss valikainena on võimalik võtta internetiturundust. Nii et siis kokku 4 ainet ja ma arvan, et me sellega võib-olla oleme isegi Pärnu kolledžis kõige sellisem õppekava, kes selle turundust kõige rohkem õpetab. Aga ma ei oska seda täpselt öelda, sest ma ei tea kõigi teiste õppekavade sisusid niimoodi. Nii et ühesõnaga kindlasti te turundusteadmised kindlasti saate, nii et päris head turundusalased teadmised. Ja viimane küsimus on siis projekti erialasessioonõpe on tasuline, päevaõpe on tasuta. Seda küsimust ei ole üldse lihtne vastata. Et siin on erinevad põhjused taga, ühelt poolt see, et riik ei ole väga huvitatud andma siis ärierialadel sessioonõppes, kus õpivad ju ikkagi reeglina inimesed, kes käivad tööl ja teenivad raha, tasuta kohtasid. Et see on niivõrd kuivõrd üks põhjus ja kindlasti teine põhjus on ka see, et tasuline õpe võimaldab kolledžil teenida lisaraha.
ja seda on kindlasti kõrghariduses vaja, nii et olles ka meediaga kursis, siis kõrghariduses on vähe Eestis raha ja tasuline õpe on kindlasti võimalus. Nii et põhjuseid on kindlasti veel. Nii et selline olukord on jah, et päevased üliõpilased, kes tulevad reeglina peale gümnaasiumi keskkooli lõpetamist, käivad iga päev koolis. Me võimaldame nendele tasuta õpet nende kohtade arvu piires, mis meile antud on, aga sessioonõpe on tõesti juba nüüd läheb 3. aastat tasuline. Et tõesti selle tasulise õppega on meil soovijate arv selgelt vähenenud, et kui meil oli tasuta õpe, siis oli sessioonõpe sellel õppekaval tüüpiliselt ülikoolis pingereas esikolmikus. Nii et tegemist oli ääretult populaarse õppekavaga, aga tõesti tasuline õpe on seda populaarsust selgelt vähendanud, sest kindlasti ei ole see õpe ka väga odav, aga võrreldes näiteks siin teatud kõrgkoolidega pakume me siiski konkurentsivõimelisemat hinda, nii et me ei küsi liiga kõrget hinda. Nii et need olid nüüd need laekunud küsimused, aga nüüd on